Tere, armsad sõbrad. Ma tulin selle idee peale just hiljaaegu ja mõtlesin, et võib-olla kõikidel ei ole võimalik käia ennustamas, võib-olla kõik ei tahagi kellegi juurde ennustama minna, aga peab leidma viise, kuidas seda vastust, millele sa siis vastust ootad, kuidas seda saada siis kodust. Ja ma tahakski teie peal nüüd proovida või teiega koos proovida. Mina võtan kaardi suvalisest kohast ja seletan ära, mis see kaart tähendab. Sinu töö on ainult see, et enne kui sa hakkad endale ennustama, sa suvalises kohas paned selle video käima. Ja see, mis vastus tuleb, see ongi vastus sinu küsimusele. See võib olla tööplaanis, terviseplaanis, suhteplaanis. Võib-olla sa lihtsalt tahad küsida, et mis mul vaja teada on. Võib-olla sa tahad küsida, milline tuleb minu september. Mida ma peaksin oktoobris teadma? Kas mul on mingisuguseid ohte? Seega, kui minu vastus tuleb, siis sa vormid sellest enda vastuse. Isegi kui mina näiteks räägin midagi tööalaselt, aga sa küsid armastusest, siis ära seda tööd seal tähele pane, vaid vaata, mis sellele järgneb, positiivne või negatiivne. Vormi sellest oma vastus. Ma segan kaardid ära. Ja hakkame vaatama. Ohtlikkus. Mitte kõik ei ole nii, nagu tundub. Keegi võib sinuga mängida. Isegi kui ta näitab ennast väga heast küljest, siis ole väga ettevaatlik. Kõik ei ole nii, nagu tundub. Iha. Ajad, mis on sul ees või juba kohe ukse ees või tulemas, toovad sulle väga palju iha igas plaanis, see võib olla tööalaselt, see võib olla armu suhtes, aga tee kindlaks, et sa oled aus, sest keegi kolmas võib selle kohta teada saada. Stress. Praegu ei ole õige aeg otsuseid vastu võtta. Kui sa oled stressis, oled sa tegelikult kriisi just olukorras. Võta aeg maha ja keskendu iseenda peale. Võidud. Võidud, mis on lühiajalised. Praegu sa oled väga heas positsioonis, et saada omale seda, mis sa tahad, mis iganes see ka ei oleks. Aga tea, et see võidukus ei jää püsima. Seega kasuta seda maksimaalselt ära. Rasedus, sünnitus, viljakus. Kui sa soovid rasedaks jääda, siis varsti on see tulemas. Kui sa soovid midagi uut oma ellu tuua, siis selleks on praegu väga viljakas aeg. Igal juhul on sündimas midagi täiesti uut, mis toob sulle väga palju uusi võimalusi positiivses mõttes. Kokkulepped. Praegu sa ei peaks edasi minema üksinda, vaid sa peaksid enda juurde leidma inimesed, kes sind elu teile aitavad. Üksi minekuga sul edu ei tule. Leia omale inimesed, kes sinusse usuvad. Kahetsus või kaotus. Mul on tunne, et praegu energiat ei tööta sinu kasuks ja sa ka ise ei tohiks väga järske muudatusi teha. Muidu võid jääda kahetsema või midagi täielikult ära kaotada. Ellu on tulemas keegi teine, tumedapäega naine. See võib olla sõbranna vormis, see võib olla armukese vormis, see võib olla tulevase kaasa vormis. Aga ole selle inimesega ettevaatlik. Tema kavatsused sinu ellu tulekuks ei pruugi olla kõige paremad. Sest et see on see inimene, kes tuleb ise ennast pakkuma, kes tuleb nagu suruma ennast kogu aeg ise sinu ellu. Ole ettevaatlik. Vaata huvitav. Nüüd tuli heledapäega naisterahvas. Keegi on sinu ellu tulemas, heledapäega naisterahvas, sinust vanem. Ükskõik, mis su vanus ei oleks. Ta tuleb suurte teadmistega, sellepärast, et temal on poole silma peal öökull. See on tarkus, see on teadmine. Usalda teda ja ta suunab sind õigele teele. Võim ja jõud. Kõik, mis sa praegu tahad ja soovid, on sul käeulatuse juures.
aga vaata, et seda jõudu enda vastu ära ei kasuta, sest mõnikord on see, et kui see jõud on nii suur, siis see suur jõud võib hakata sul midagi elus lõhkuma. Suuna oma energia kuskile. Kõik sinu võitlused on juba ära peetud, sa ei pea enam seda mõõka käes hoidma. Kõik see, mis on minevikus olnud, jäta see sinna. Nüüd pööra oma pilk tulevikku ja sa näed, kuidas hakkavad head asjad juhtuma. Võitlused enam ei tule. Päästja. Kui sa küsid, miks see juhtus või miks see oli vajalik, siis tea, et sina aitasid kedagi mingisuguses olukorras. Sina olid päästja rollis. Iga kord ei ole vaja teada kõike nagu väga sügavuti, miks see sulle või talle oli vajalik. Mõnikord on mingi asi, mis sinu elus juhtub, ainult ühele poolele vajalik. Antud olukorras oled sina tegelikult see, kes kedagi päästis või siis andis mingisuguse õppetunni. See kaart on seotud välismaaga või inimestega, kes on tulnud välismaalt või elavad välismaal. Mingid tugevad seosed hakkavad sulle ellu tulema ja need toovad sulle palju edu. Lase inimesed ligi. Nüüd hakkavad meeste kaart tulema. See kaart räägib heledapealisest nooremast mehest, kes on väga mõtlik, väga vaikne, aga ta on väga suurte teadmistega. Jällegi, suhtle endast nooremate meesterahvastega. Nad toovad sulle praegu edu. Isegi kui sinu küsimus ei olnud sellega seoses. Siis see võib olla lihtsalt soovitus. Jõgi. Kui sa oled liiga palju keskendunud sellele, mis sa tahad saada, siis sa võid tegelikult ära unustada seda, mis suuremas pildis on su kõrval. Keskendu rohkem teekonnale, mitte just eesmärgile, ja sa võid märgada, et midagi pole ilusamat on tegelikult su käeulatuse kaugusel. Vaata suuremat pilti. Kokkulepete kaart. Kui sa oled nõus pool sammu astuma, siis on see juba sulle tegelikult pool võitu. Ole natukene mõistvam ja sa saad kokkuleppele. Kulla ja kullasära kaart. Sa oled ümbritsetud just kui ereda valgusega, mis sind tegelikult pooldab. Ja seda eriti tegelikult ka materiaalses mõttes. Kui sa ei ole küsinud materiaalsuse kohta, siis võib-olla kaart üritab sul seda öelda, et võiksid sinna poole vaadata. Osta loto, küsi palgakõrgendust, igal juhul on materiaalses plaanis sulle kõik väga soositud. See nüüd on otseselt seotud minevikuga. Sa liiga palju vaatad minevikku ja liiga palju mõtled selle üle, miks midagi juhtus. Aga sellega sa kaotad ära praeguse hetke ja praegused võimalused. Ja kaartab ka seda, et nii mõnigi võimalus on sul tegelikult olnud, aga sa pole märganud just selle pärast, et su pilk on suunatud minevikku selja taha. Nüüd oleks aeg hakata vaatama enda ette. Karma. Kõik see, mis sinuga praegu juhtub, on otseselt seotud sinu karma või karma ülesandega ja ta ei saagi kahjuks olla positiivne. Küsi enda käest, mida ma saan antud olukorras õppida. Ainult siis tuleb karma vabastus. Sa aitad liiga palju, aga kasu saab keegi teine. Hakka lõpuks andma ise endale ja tee kindlaks, et kõik inimesed, kes on sinu ümber parasjagu, et nad on sellepärast su ümber, et tahavad su ümber olla. Mitte sellepärast, et sulle midagi pakuksid. Sinu lähiringkond on väga tasakaalust väljas. Annad liiga palju. See kaart põhimõtteliselt oli. Oled väga positiivselt meelestatud, väga tugevalt meelestatud. Aga see kaart räägib pigem sellest, et võib-olla keegi sinu lähedastest ei usu sind või sinu võimetesse. Tõesta neile vastupidist ja tee ikkagi. Ära mine kellegi arusaamatusi ega tülisid lahendama. Ja samuti ära hakka tüli ise tootma. Sest kui sa hakkad seda ise tootma, siis võid haiget saada ainult sina. Hoia konfliktidest, tülidest ja arusaamatustest eemale. See kaart juba oli. Keegi on sinu elus, kes võtab sinult energiat ära. See võib olla mingisuguses vormis energiavampiir isegi. Aga sa ise teda kuidagi toidad. Seega
Jälgi, kuidas sa kellegi juures ennast tunned. Kui sa tunned, et sa oled energiast tühi ja sa oled väsinud peale mõne inimese kohtumist, siis tead, et hoida temaga teatud määral distantsi. Ta ei mõju sulle hästi. Kui sa vaatad peeglisse ja sulle su peegelpilt ei meeldi, siis on viimane aeg seda muutma hakata. Kõik muutused saavad alguse sinust endast. Praegu ei ole soovitav aeg mitte midagi muutma hakata. Kui sa isegi üritad seda, siis tegelikult jõuad sa suure kaarega täpselt samasse punkti. Ole pigem vaatleja rollis. Keegi mängib sinu või sinu tunnetega. See võib olla nii armastusalaselt kui ka tööalaselt. Keegi ei ole oma käitumises aus. Sinu juurde tullakse millegi väga ootamata ja väga ilusaga. Võta see vastu. See tuleb siis, kui sa kõige vähem ootad. Lastekaart. Kas siis on ellu tulemas rasedus, kuuled kuskilt beebiuudiste kohta või siis oleks soovitav nendega rohkem aega veeta. Nendes peetub eluvõlu ja vastused. Maagia. See ei pruugi tähendada otsest maagiat, keegi on seda sinu peale teinud, vaid pigem ütleb seda, et kõik, mida sa mõtled, seda sa ise lood. Sinu mõtetel on jõud. Peegeldus. Ei ole soovitav hakata inimestele vastu peegeldama seda, mida teine sulle välja annab. Ole ise targem. Kui sa hakkad peegeldama täpselt sama vastu, siis tegelikult sa kuskile ei jõua. Ole targem ja tee paremini. On jäänud veel paar sammu ja sa oled jõudnud oaasi. Kui sa praegu annalad, siis pärast mingisuguses eluhetkes sa võid aru saada, kui lähedas tegelikult olid õnneni. Ära alla anna. Ainuke, mis sind praegu tagasi hoiab, on sinu enda hirmud. Tegele oma hirmudega. Tal ei ole mitte mingisugust tõepõhja all. Aeg oleks hakata tegelema oma lapsepõlve traumadega. See, mis hetkes või probleemi ees sa parasjagu oled, on otseselt seotud sinu lapsepõlvega. Sa vead kedagi või midagi oma minevikust järgi. Oleks aeg nabanöör läbi lõigata. Sa oled praegusel hetkel täpselt seal, kus sa olema pead. Sa ei ole mitte midagi tegemata jätnud ja sa ei ole ka liialt palju teinud. Täpselt seal, kus sa oled. Ole rahulik. No, see vastus ütleb sul lihtsalt ei. See võib rääkida mingisugusest armu kolmnurgast või arusaamatusest, kus on seotud rohkem inimesi. Võib-olla vaataksid teravama pilguga, kes on sinu ümber ja millised on nende kavatsused. Võid millestki teada saada. Liigne ego tõstmine praegult sulle kasu ei too. Kui sa hakkad oma egot tõstma ja lähed upsakaks või liiga uhkeks, siis hobuse seast kukud ainult sina maha. Seega jää truuks iseenda põhimõtetele. Sinu ellu on tulemas tumedapäega meesterahvas. Siin ei ole kindel, mis vormis, aga tuleb väga suure jõu energiaga. Ta on sündinud kas detsembrikuus või siis jaanuarikuus ja ta tuleb su elu muutma positiivses mõttes. Jah. Oled kui kaitseingel teistele. Sa aitad kogu aeg teisi ja oled isegi oma tiiva nõus ära andma, et keegi teine saaks lennata. Mõtle eelkõige iseendale. Iha on tulemas su ellu midagi uut. Kas siis vana iha tärkab või siis on tulemas keegi, kes hakkab sulle seda pakkuma. Rasedus, aga see rasedus võib olla seotud taas sünniga, et keegi eelmistest eludest või siis sinu minevikust, kes on juba manala teele läinud, sünnib tagasi. Seega midagi vana tuleb sinu ellu uues vormis tagasi. Ja viimane kaart. Võitlus. Lõpeta konfliktid,
lõpeta võitlused. Ära otsi tõde. Mõnikord on lihtsam jätta asjad nii, kuidas nad on. Seda võitlust sa ei võida. Soovin teile edu, jõudu ja jaksu.